ma olen televiisoril. Tšau! Mina monteerin videoid ja võrdlen kahte väga populaarset montaažitarkvara. Apple Final Cut Pro ja Blackmagic Design DaVinci Resolve. See nüüd küll suupärane pole. Tänan, et video avasid. Puudutame kokku 4 aspekti. Hind, klippide sissetoomine, ajajoone toimetamine ja materjali väljalaskmine. Valin igas kategoorias ka võitja ja lõpus annan soovituse, kumb valida. Ühtegi teemasse liiga süviti ei lähe, seega märkmeid tegema ei pea. Hakkame pihta. Mis annab mulle õiguse sõna võtta? Hollywoodi filme ma ei tee, aga arvutimaailma asju olen omajagu Final Cutiga monteerinud. Lisaks sadu reklaam, turundus, värbe ja tööohutusklippe, videoid ja lühidokke küll. 3 aastat kasutasin Final Cuti. Nüüd rohkem kui pool aastat olen klienditöid välja andnud Resolviga. Ülemineku põhjuseid on mitmeid. Jagan neid tulevikus, kui selle video vaatajanumbrid on kenad ning huvi kommentaariumi ja laikide näol tõestata. Oluline informatsioon. DaVinci Resolve Studio on mulle antud Blackmagicu poolt, aga episoodi sisu on minu isiklik arvamus. Videod näevad esmakordselt nemad sinuga samaaegselt. Alustame võrdlusega. Final Cut on ühekordne väljaminek, circa 300 € ja töötab ainult Maci peal. Ostmiseks pead aplikatsiooni poe avama, nuppu vajutama ja 10–15 minutit ootama. Viimane on seotud õunaserverite koormuse ja sinu võrgu kiirusega. Resolvi alla laadides tervitatakse sind aga 12 erineva valikuga. Sinu jaoks on oluline, kas tasuta Resolve või circa 300 € maksev Resolve Studio. Jätan alla ka portsu linke, kus tasuta ja tasulise Resolvi erinevusi analüüsitud. Juhul kui see video saab 500 pöialt, teen asjaliku võrdluse. Kas sa oled täiesti roheline? Alusta tasuta versiooniga. Täida väljad ja tarkvara ongi sinu. Kumbaga võidab? Resolve muidugi. Resolve toimib 3 platvormil ja tasuta versioonis on kõik elutähtis olemas. Lisaks, kui oled soetanud Blackmagicu kaamera või paneeli, saad stuudioversioonid tasuta. Taaskord väga äge. Teed uue raamatukogu ehk library. Tood sisse materjali ja lood uue projekti. Sätted on kohe silme ees, päris loogiline, eks. Teed uue andmebaasi. Millest sa tekitad uue projekti, valikute jaoks pead muidugi natukene sätete rägastikust tuhnima. Uus aken tuleb ette, tekitad kausta ja hakkad pihta. Materjali sissetoomisel on võimalus kohe teha proksid või optimeeritud failid, et lahjema masina peal lõikamine libedalt läheks. Sama aken, valid failid, teed konteineri ja tõstad sisse. Failide optimeerimine toimub läbi hiire parema kliki. Kumb võidab? Taaskord Resolve, sest meenutab pigem harjumuspärast failihaldust. Leia õige alguspunkt ja vajuta i-d. Leia lõpp-punkt ja vajuta o-d. E viskab vahemikku ajajoonele. Resolvis eelistan navigeerida J, K ja L klahtidega. Alguse ja lõpu tähistamine toimub samuti i ja o-ga. Ö viskab minu sättes valiku ajajoonele. Kihvti võimalusena saab kogu konteineri sisu üheks pikaks joruks teha, et saaksid sisse ja välja punktidega kogu ajajoone ühe korraga kokku loopida. Materjali kandmine on sarnane, aga töö ajajoonega väga erinev. Kõik on ühes kohas ja peidetud nuppude taha. Hea optimeerida, kui töötad väikese ekraaniga. 2 erinevat ajajoone süsteemi. Final Cutilikult magneetiline cut ja traditsiooniline edit. Vali kuva, kui suured on klipid ja mis osa näha tahad. Rohkem pilti või rohkem heli. Lisaks toimib läpakatelt tuttav trackpad fantastiliselt. Suurendus ja liikumine on näppude all. Resolve näitab detailset ajajoont all ning üldist, näiteks kiireks navigeerimiseks üleval. Final Cut aga laseb kõike teha ühes kuvas. Resolve nõuab täppistööks aga keskkonnavahetust. Neid vahelehti puudutan pealiskaudselt video lõpus. Näiteks juhtmevabade mikrofonide kasutusel on tihti heli ainult ühes kanalis. Lahendus on siin samas. Resolve eeldab sama probleemi lahenduseks niinimetatud efekti kasutamist. Kas sina tead mõnd paremat viisi klipi monoks muutmiseks? Jäta palun kommentaar, mind väga huvitab. Kumb võidab? Võidab Final Cut, sest navigatsioon on mugavam,
optimeeritud puuteplaadiga töötamiseks ja lainevormi lõikamine mõnevõrra praktilisem. Final Cut annab eelseadistatud valikud, mis ajab enamasti asja ära. Minu sätted on muidugi algsest erinevad, sest olen enamus asjad optimeerinud läbi kompressori, mis on umbes 50-eurone tarkvara. Viimane on vajalik, kui välja antava materjali sätted on täpselt kirjeldatud. Resolve annab materjali välja 2 kohast. Quick Export ja Deliver sektsioon. Viimane on suurepärane, kui kliendil on failile konkreetsed nõuded või on kiirväljalaske standardid ajale jalgu jäänud. Võidab kindlasti Resolve, sest oskab teha asju, mille jaoks Final Cut eeldab eraldi tarkvara. Resolve'ist filmi kättesaamine võib esimesel korral aga veidi peavalu tekitada, sest meetodeid ja sätteid on palju. Aitäh, et subscribe nupule vajutasid. Lisaks võiksid meid õnnistada pöidlaga üles või kui su päev ära rikkusime alla. Väga tänulikud oleme kõikide kommentaaride eest. Ühelt poolt motiveerib see meid ja teisalt ka YouTube'i algoritmi. Ja nüüd võitja juurde. 4. kategoorias 3 võitu sai DaVinci Resolve. Minu kriteeriumite järgi on Resolve parem tarkvara. Palju õnne Blackmagicu meeskond. Saadan teile virtuaalse trofee. Gerdi lemmik videomontaaži soft, mis oskab igast asju teha aastal 2021 või midagi sellist. Nüüd jääb õhku küsimus. Kas Final Cut on saast ja sa peaksid end halvasti tundma, kui seda kasutad? Ei. Teen mõlemast tarkvarast kokkuvõtte ja annan soovituse, kumb on sulle õige. Final Cut on professionaalne montaažitarkvara, mida kasutavad väga tuntud sisutootjad. Õpikõver on lühike ja võimalustest välja kasvamine võtab aastaid. Lisaks on raske Maci keskkonnas paremini jooksvat videolõikurit leida. Loogiline ka. Raud ja tarkvara tulevad samast kohast. Kui tahad lihtsa vaevaga head tulemust ning eesmärk ongi näiteks vloge või firmasisest infot kokku lõigata, Final Cut on su hea sõber ja teenib sind kenasti. Alguses tuleb muidugi circa 300 eurot ära anda ja PC pealt tulles Mac osta, mis on päris kallis. Juhul kui Mac olemas ja tahad katsetada, on 90-päevane proovikas abiks. Alga otselink, et ühe vajutamisega allalaadimiseni jõuda. Resolve aga kinnitas kanda Hollywoodis juba väga ammu tänu oma värvivõimekusele. Viimane kuulub fantastika valdkonda. Resolve hõlmab endas tegelikult 5 erinevat tarkvara. Võimekas montaaž, kiireteks lõigeteks cut ja põhjalikeks edit, kiiresti arenev graafika pool Fusion, mis vaikselt sörgib järgi After Effectsile, suurepärane helindamise keskkond Fairlight, mis käitub helimaailma standardite järgi, värvisektsioon, mida juba kiitsin, Deliver, korralik kooder ehk encoder, andes võimaluse pakkida lõpptoode nii kuis vaja. Kõik need funktsioonid on nii tasulises kui tasuta versioonis olemas. Juhul kui sul nuttib ja aega jätkub, võta Resolve ette. Alguses on veidi segasem, aga sellest tarkvarast välja kasvada on võimatu. Lisaks aitab hind kaasa. Katsetamiseks ei pea sentigi maksma. Juhul kui juba kommenteerinud pole, anna meile märku, mida sooviksid nende tarkvarade kohta veel kuulda ja näha. See oli esmane võrdlus ja kui vastuvõtt on hea, puudutame emba-kumbaga tulevikus. Mida täpselt on sinu kätes. Minu tänusõnad lähevad Canonile, kelle kaameratehnikat oleme arvutimaailma sisuks kasutanud pikki aastaid. Muidugi tänan Blackmagicut tarkvara eest ja loodan, et selle video edulugu näitab taaskordselt, et meie vaatajaskond on teemast huvitatud. Ja muidugi aitäh targa meediaagentuur Must Post, kes viimased 1,5 aastat meid nõu, jõu ja oskustega aidanud. Ja aitäh sulle, vaataja, et aitad meil ainsal emakeelsel tehnikakanalil pinnal püsida. Võib-olla veel näeme!